Tere hommikust, kell on 7.50. Me oleme Tartu Ülikooli kliinikumis ja minu nimi on Toomas Asser. Proovime kaasas käia osa minu päevast. Siin on täis ootamatusi, võib-olla, aga loodame, et teostub see plaan, mis on praeguseks olemas. Mis on esimene asi, millest hommikuti mõtlete? Ma väga tihti mõtlen haigetest, kas siis eelmise päeva haigetest ja kui on nädala sees, siis järgmise päeva haigetest. Mõnikord peab planeerima päris mitu päeva ette, et aegu õieti ära jaotada suudaks. See on vast esimene. Mis on esimene asi, mida te teete hommikul? Väga suure tõenäosusega ma vaatan üle meiliboksi ja kui seal on midagi kiiret vastamist vajavat, siis ka, mitte alati, aga siiski enamasti ma reageerin sellele. Ja veel vaatan üle, et kuidas ilm on väljas. Mis on kõige olulisem põhjus, miks sa tahad saada Tartu Ülikooli rektoriks? Mul on kindel soov ja ma arvan, et ka teadmine, kuidas Tartu Ülikooli asjad hetkel on ja kuidas nad võiksid ka olla. Ja mul on varasem dekaani kogemus, mul on ülikooli nõukogu kogemus ja ma soovin neid teadmisi seal kasutada. Miks peaks just sind valima rektoriks? Üks põhjus. Ma arvan, et mul on otsustusjulgust, kui ma olen veendunud, et asjad on argumenteeritud, põhjendatud, läbi kaalutletud. Ja isegi siis, kui on keeruline olukord ja võib tekitada probleeme, kui ma olen veendunud, et see on kollegiaalselt õige, et siis olen valmis ka seda tegema. Nimelt üks asi, mis osas on vastaskandidaat sinust tugevam? Vastaskandidaadil on väga hea haridus, tal on kindlasti väga hea ühiskonna tajumise tunnetus ja ta on olnud senimaani näidatuna väga tugev juht. Milline on sinu jaoks ideaalne töökeskkond? Töökeskkond, mida ma arvan, et meil haiglas on, peab olema toetav, peab olema selline, et sa hommikul tahad siia tulla ja ta peab olema huvitav kindlasti. Need tingimused on senimaani igati täidetud olnud. Milline on sinu jaoks ideaalne üliõpilane? Üliõpilane peab olema säraga silmas ja tal peab olema väga-väga suur soov õppida seda, mida ta on valinud. Seoses Rohelise ülikooliga küsi 2 küsimust. Kas sorteerid prügi? Jah, ma sorteerin prügi. Võib-olla isegi liiga palju, et ma olen pedante, aga ma sorteerin prügi ja ma viin ka selle nii, nagu on ette nähtud vastavatesse kogumiskohtadesse. Kas korduv kasutad poekotti? Jah, me kasutame peaaegu eranditult korduv kasutatavaid kotte. Kuidas lõõgastud peale rasket tööpäeva? Paraku viimane kuu ei olegi lasknud hästi lõõgastuda, aga me oleme püüdnud jalutamas käia ja kui aeg vähegi võimaldab, siis me käime metsas, kas siis jooksmas, jalutamas. Ja aega aitab, lõdestada aitab ka perekonnaga koosolek. Kuidas seletad tudengitele raskeid teemasid? Rasked asju peab seletama alati ausalt, ma ütleksin isegi rõhutatud väga ausalt ja kohe. Kui hakkad keerutama, siis asjad lähevad halvasti ja see ei ole õige. Mis on juhi kõige raskem ülesanne? Alati peab leidma aega, isegi keerulisematel hetkedel ja ärakuulamistel ei peaks kunagi tekkima väga teravat vastandumist, et oleks alati võimalik igast keerulisest olukorrast edasi minna. Milline on olnud sinu kõige raskem juhtimisotsus? Enamasti on keerukamad osad siis, kui on kätte jõudnud kas pensioniaeg või mingi muu põhjus, kus töösuhe oleks ilmselt vajalik lõpetada. Need on alati keerukamad kui tööle asumise juhtumid. Milliseid inimesi hoiad sina enda kõrval? Näiteks läbisaamine versus kompetentsus, kumb on olulisem? Ma olen arst ja siin rõhutatud ka kirurg, et meil peab olema 100% usaldus. Me peame olema ausad ja ma pean kolleege
vastastikku me peame kolleege ja teineteist igal hetkel usaldama, vastasel juhul ei oleks võimalik töötada. Ja see on laiendatav, ma arvan, et igas juhtimise etappi. Kuidas aksepteerid eriarvamusi, erimeelsusi töökeskkonnas? Erimeelsused on ju paratamatus, et me ei ole ju kõik ühesugused ja erimeelsused vajavad alati ärakuulamist ja mõistmist. Mis on parim viis päeva alustamiseks? Minule meeldib üks tass kohvi, siis võiks duši all käia ja siis, kui vähegi on aega, vaadata kiiresti üle ka ajalehtede pealkirjad, mõnesse jõuab ehk isegi ka süveneda. Mis peaks olema ülikooli aegumatu väärtus? Mina rektorina näen enda ülesandeks, et teie, praegused üliõpilased, te saaksite tulevikus oma lapselastele öelda uhkusega, et ma õppisin Tartu Ülikoolis. Ma ise arvan, et Tartu Ülikool on alati olnud Eestis vedur, mitte vagun ja seda peab hoidma. Ja selleks, et hoida, peab tegema palju ja väga head tööd. Ja ma väga loodan, et seda tööd me saame koos teha. See töö tegemine on ehk siis kõige olulisem. Kui palju oled valmis maksimaalselt kohvi eest maksma? See on keerukam küsimus, sest et ma olen kohvinarkomaan ja kui väga kalliks läheb, ma ilmselt ei loobuks. Kus saab Tartus kõige odavamal lõunaprae? See on veel keerulisem küsimus, sest ma söön õhtuti ebatervislikult kodus tavaliselt, päeval praktiliselt mitte. Eredaim mälestus tudengina? Need seostuvad esimese aasta arstiõpingutega ja natuke trafaretne, aga meelde jäänud on siiski anatoomikumi eriti talvised praktikumid, kus on nii külm, et jopp peab seljas olema ja oma tööd tegema, aga nurinat ei olnud. Tudengiks olemise suurim raskus ja rõõm? See üliõpilasaeg on, ma arvan, seda tulebki võtta suure rõõmuna ja seda peab nautima. Eks raskused käivad sinna juurde, aga peaks olema alati suhtumine, et kõik, mida ma üliõpilase ajal teen, see on kordumatult ilus ja see jääb väga-väga kauaks elus meelde.